Nädalateks üksi jäetud tuhkur külvas Akadeemia tee 38 elanike seas paanikat. Alguses me mõtlesime, et toas on juhtunud mingisugune õnnetus ja on inimene surnud. Hallülged tunnevad ennast Läänemeres aina paremini. Täna on kuskil 25-30 000, neid keda näha on, eks ole, et eks palju neid täpselt on, teab ainult Neptun, eks. Kes peremehetseb Kroonika peatoimetaja Krista Lensini kodus. Vahest on küll tükka tunne, et lihtsalt tahaks vedeleda, aga ei saa. Endale kussid järelikult. Vaglad panevad toidus mingi ossa raisk. Selle tuhkrupoisi lugu on selline, et Tallinnas Mustamäel siis inimene üüris korterit, sõitis Venemaale ja jättis vaese looma palavasse korterisse puuri. Juuli keskpaigas tundsid Akadeemia tee 38 elanikud koridoris hingematvat haisu. Mingi lebra oli seal olnud juba päevi, kuid nüüd muutus hais lausa välja kannatamatuks. Kuulujutud olid kiired tekkima. Mõtlesime, et toas on juhtunud mingisugune õnnetus ja on inimene surnud. No nii juba hais oli, jah? Jube hais oli, jah, tõesti oli jube hais. Hiljem tuli välja see, et inimene on pidanud oma loomi. Loomaks oli tuhkur, kes iseenesest ka nii-öelda haiseb, eks olla, kui tema järgi koristata, siis ta haiseb veel hullemini. Nälginud ja haisev loomake toimetati Tuhkrute Liidu inimeste hoole alla. Nii, et ta oli ka ju ise väga must, teda pidi lausa leotama enam kui puhtaks sai. Jalgadele olid siis moodustunud juba sellised tükid ja tombid ja kõhualune kõik oli neid täis. Ja küüned olid tal siis väga pikad ja hais oli rõve. Hais muidugi ja lisaks sellele oli tal kõrvalest, mis oli paksult kõrva juba kahjustanud ja seal oli ka kärnad ja veritsus. Et loom oli ikka väga kurvas seisus. Ta oleks olnud seal nädal aega veel või isegi praeguste ilmadega 3-4 päeva, siis oleks tegelikult olnud kirikukellad, jah? Absoluutselt sellepärast, et nüüd, kui ta on siin minu juures olnud, siis näha on, et on söönud iseenese väljaheidet juba, mis nüüd siis tuleb ringiga välja, tal süüa ei olnud ja arst fikseeris ka tugeva veepuuduse. Et ma arvan, et seal oli võib-olla isegi päevade küsimus. Veepuudusest võib väga kiirelt juba lahkuda meie juurest. Teine asi see, et kui omanik oleks nüüd mingil õigel ajal tagasi tulnud, siis tegelikult on tal ka käitumise probleemid. Ta on sotsialiseerimata. Inimestega ta oskab veel suhelda, aga selles vanuses nad peaksid veel mängima oma õdede ja vendadega ja või siis teiste tuhkurtega, et see mõjutab tulevikus nende sotsiaalsust. Et ilmselt järgmine probleem oleks see olnud, et ta on agressiivne. Omanikul oleks järjekordselt probleem olnud, kuhu ma ta panen, mida ma taga teen, ta on tige, ta ei meeldi mulle. Ja siis me oleks võib-olla leidnud ta sealt kuskilt Mustamäelt prügikasti juures, kus me neid ala lõpmata leiame. Tuhkrupoiss sai koheselt vajaliku ravi. Puuri koristamine ajas aga loomakliinikus töötaval ja kõike näinud kirkel südame nii pahaks, et naine lükkas selle töö kaugesse tulevikku. Umbes 2 nädalat oli see tuhkur siis jäetud sellesse puuri ja siin on tegelikult, ma ei tea, kilode kaupa väljaheidet, see haiseski tegelikult ja kui ma praegu vaatan, siis see väljaheide on lausa elama hakanud, siin tekivad uued eluvormid või? Just, et eks putukad leiavad kuhu kodu teha, aga nagu näha, sellel vaesel loomakesel ei olnudki reaalselt mitte kuskil olla, et ta pidigi olema oma väljaheite sees, kuna mingit pesa ega mingit asja siin ei ole. Tõenäoliselt Eestisse loomahakatis pärit siiski pole. Kuna meil Eestis väga harva sünnib sellist värvi kutsikaid ja nagu me teame, siis omanik oli Venemaalt vist tulnud ja sinna ka läinud, siis karta on, et on toodud üle piiri taskus. Eesti Vabariigi seadus ütleb, et tegelikult peab olema marutaudi vaktsiin ja kõik muud vaktsiinid ja ussid kuurid tehtud. Ilmselt sellel loomakesel kindlasti seda ei olnud, kuna marutaudi vaktsiini saab teha 3 kuuselt. Ja välja viies peab ka olema karantiis 21 päeva. Ma kahtlen nüüd, et see loom nii vana on, et tegemist on ikkagi noorema loomaga. Nooruke tuhkrupoiss kosub ja tema elu natuke enam ohus pole. Loomakaitseliit tegi politseile avalduse looma abitusse seisundisse jätmise pärast ja varem kui hiljem tuleb härra Savkunnil ka kohtukulli ees aru anda. Kõik teavad, et tuhkrud on parajad haisukotid ja isegi tema on praegu veidi erutunud ja ütleme, et haiseb üksjagu niimoodi, et ka minul on tuhkrulõhn juures, nii et täna kohtingule ei ole mõtet minna esialgu, pole vähemalt survepesust läbi käinud, aga iseenesest loom kosub ja tunneb ennast üsna hästi, aga päris muru peal ta veel iseseisvalt
käia ei taha, et lausa kardab seda. Loomulikult suuri loom, ta pole näinud niisugust asja nagu muru. Näete ise, ta päris püsti ei julge käia ja roomab nagu Vene partis hästi maad ligi. Vahepeal pannab pea üles ja jälgib mängu ja ajab aevastamaga ja väga hirmus on. Tänaseks on Tuhkru omanikuga kellegi härra Savkunniga üürileping lõpetatud, sest lepingu kohaselt oli pisikeses 16 ruutmeetri suuruses toakeses lemmikloomade pidamine keelatud. Lisaks ajas kinnisvara haldajal harja punaseks ka see, kuidas mees oma Tuhkrut kohtles. Maailma kõige suurem imetaja on Sinimaal, kes kalub oma 30 tonni. Eesti on pisike, ka meie veekogud on pisemad ja meie kõige suurem siis veeimetaja on Hall Üljes. Kuidas Hall Ülgel läheb? Selleks palusime Mart Jüssit, kes on siis Eesti kõige targem hülgeteadlane. Ta teab Üljeste suguelust ja hingeelust peaaegu kõike. No tere, kuidas siis Hüljestel läheb tänapäeval? Kuule, tänan küsimust. Täiesti hästi läheb, vaata sihukese palavusega. Me oleme linnas ja ei saa eriti segamas käia neid, et elavad oma suveelu. Logelevat loodame. Looduses on Hüljest vähesed näinud, sest tema elupaikadeks on mere ulguosad. Juhtub aga ka erandeid. Näiteks see hülgepoiss, kes möödunud suvel nii Lohusalu kui Laulasmaa randades ringi patseeris, inimesi nüüd küll ei peljanud. Me loeme neid hülged, kes näha on, eriti kevadel, kui nad karva vahetavad, nad tulevad veest välja ja see on umbes 25-30 000, et see on siuke, tundub suur number, aga kui see kõik mere peale ära lahendada ja laiendada, siis ega seda nüüd nii palju pole. 10 aastat tagasi läks ikka nagu tema arvukus üles ja me olime üsna rahul selle asjaga, aga nüüd viimastel aastatel on see nagu see juurdekasv peatunud, et see tegelikult iseenesest ei ole üldse hea märk, et kui hea küll, et alla ei lähe, aga juurde võiks ju kasvada. Looduslikke vaenlasi peale inimlooma hülgel pole ja ta kuulub toiduahela tippu. Valdavalt teda nagu keegi enam ei söö, nii et kõik, mis ta merest kokku korjab, on siis nagu peegeldab siis suhteliselt hästi seda, et mis ta sealt saab ja kas see kõik, mis ta sealt saab, on nagu tervislik, et see on üks põhjus, miks tegelikult mereemetajaid ja hülgeid eriti palju kasutatakse selleks, et aru saada, mis seisus üks või teine vesi või veekogu on, et siis igatepidi on ta, ütleme selles mõttes igatepidi kasulik loom inimesele, välja arvatud mõningad sellised konfliktsed aspektid, et nad ei saa väga hästi seal kalavõrkude juures nagu kaubale nende kaluritega. Hall Üljes toitub peamiselt kaladest ja see teeb temast vaatajad kalurite suurima vaenlase. Teinekord olla viha lausa nii suur, et pimeduse varjus käiakse hülgepoegasid nottimas. See on asi, millest väga palju ei räägita, küsid sa või ei küsi, aga eks need asjad jäävad nagu sinna nii-öelda nende tegijate südametunnistusele ja selge on, et seda ikka vahest juhtub, aga see nüüd otseselt väga oluliselt ei tohiks nagu seda hülgerahvast mõjutada, et need on siuksed emotsionaalsed kuriteod nii-öelda nende loomade vastu, et pigem ma arvan vist nagu kui seda vaadata kui liigi säilimise koha pealt on need teised ohud, merereostus ja see kalandusest tulenev näiteks see kalavõrkudesse uppumine, mis nüüd viimaste aastate uuringute põhjal on tegelikult ikka mastaapne, see ikka võtab sadadesse kui mitte tuhandetesse loomadesse, kes iga aasta lihtsalt täitsa mõttetult oma elu kaotavad. Hall Ülge pojad sünnivad veebruari lõpus ja märtsis. Ütleme, selline laste ja vanemate kooselu on neil tegelikult suhteliselt lühike, et võib-olla ega hämastavad lühike isegi 2-3 nädalat ja ongi kogu nii-öelda selline lapsepõlv koos vanematega, et emad siis jätavad oma pojad maha ja paned järgmise aasta projekti juba käima, et neil ei ole sellega põhimõtteliselt selle väikse hülgega midagi suurt peale hakata, et see peab ise õppima kala püüdma ja meri teeb tast mehe, eks ole. Hall Hüljestele meeldib omavahel suhelda ja nad kogunevad mitmekümne või isegi 100-pealistesse karjadesse. Merel liiguvad nad teinekord lausa mõnekümnest loomast koosnevates rühmades. Kuidas neil selle truudusega on natuke samamoodi vist nagu luikedel, et räägitakse, et luigel pidi suurt truudus olema, aga kui hakati uurima, siis igal luigepajal on praktiliselt eri isa, et Üljestega on natuke samamoodi, et aastaid arvati, et küll on ikka suured ja targad loomad ja kaua elavad ka, et nad elavad siis nagu koos ja peavad üksteisest väga sügavat lugu, aga siis kui tekkis see isaduse tuvastamise võimalus DNA järgi, hakati siis nagu nüüd hülgepoega uurima, siis selgus, et praktiliselt igal poisil, kes sinna randa nagu vähekenegi nagu näole andis, tal ikka võimalus oli ka seal nagu omale järglane soetada, et
et see on üsna põnev valdkond ja sealt muidugi tekkis väga palju miks küsimusi ja paljud neist on ka lahenduse leidnud just, et kuidas see mehhanism parasjagu töötab. Hüljeste eluiga jääb tavaliselt 15 ja 25 aasta vahele, kuid vanim loodusest leitud isend oli isegi 46 aastat vana. Allhüljes, eks ole, on see suur elukas ja Viiger on see väiksem elukas, kes meil pidevalt elavad ja siis seal Taanimaal ja Lõuna-Rootsis elab veel Randal. On selline pullhüljes, kes väldib nagu sellisest külma merd rohkem, aga mine tea, vahest käib meil siingi. Mõnes mõttes on see väga kihvt, kui meil on 3 ülgeliiki. Seda on ikka päris palju, kui mõelda, kui palju üldse nagu maailmas on ülgeid, et siis ütleme 33, et siis 10 neist elab Eesti randades ka. Umbes 100 aastat tagasi oli Läänemere hallhülgeid kuskil 100 000 ringis. Siis tulid aga halvad ajad ja nende arvukus langes mõne 1000 isendini. See ongi kõige suurem häda, et nad on Läänemeres nagu lõksu jäänud omal ajal. Küll 10 000 aastat tagasi, aga siiski ja kui see ikkagi oli 1000 aastat väga puhas meri ja neil siin oli suhteliselt hea elada, siis nagu viimase 100 aastaga on meri ikka tegelikult väga oluliselt muutunud, et ühest küljest muidugi kogu see keemiline reostus ja kogu see osa, aga teisest küljest ka tegelikult on ju vaesustunud kogu kalastik ja ega see nii-öelda lihtne enam pole siin mereimetel elada, et ta on üsna tugeva sellise keskkonnastressi all ja seda näitab ka tegelikult nende selline hilisem ja hiljutisem ajalugu. Et vahepeal olid nad tegelikult ju peaaegu päris välja suremas, et siin kõik lääneriigid võtsid nad kindla kohe karmi kaitse alla ja tänagi on siin kohati on see olukord nii ja naa, aga põhimõtteliselt ega väga kiita ei saa seda üldist olukorda tänagi ja tegelikult see ju selgelt räägib, mis seisus see Läänemeri on, kus nad elavad, et sa võid nad rahule jätta, need loomad nii-öelda ja kaitse alla võtta, aga kui nende elukeskkond on ikkagi rikutud, ega nad siis ei taastu nii kiiresti või nii edukalt nagu tahaks loota. Kroonika peatoimetaja Krista Lensin on tegelikult see inimene, kes ise otsib kõiki taga, ajab uudiseid taga ja kõmu-uudiseid eriti. Aga pärast lõunal, kui ta kodunud on, siis on tal telefon väljas ja mitte keegi ei tea, kus ta on, aga mina tean. Ta on siin samas Viimsis tuletorni juures ja minu eest juba Peitu ja poe, sa peaksid mind palkama tööle. Tere! Tere! Ma mõtlesin, et ma pääsen, aga ei pääsen. Ei pääsen, nii et meie eest ei pääse, me oleme isegi veel teravamad kui Kroonika. Ja vähemalt uudistega on teil kõik korras. No, igatahes ma ütlen seda, et sa oled praegu väga meigitud. Tavaliselt sa ei käi ju nii meigitud. Miks sa nii üles lööd ennast, oled ega ometi meie pärast? Ei, no teie pärast ka ikka, aga tegelikult ma just tulin ühelt pildistamiselt, nii et ma ise tunnen ka suht tolana ennast siin keset põlde ja jalutades koera näen ma välja nagu 50-ndate koduperena, aga võib-olla see on isegi tore vahelduseks. Ma kehastun ümber siin metsas. No, õnneks siin ei ole ka väga palju inimesi. Õnneks ei ole siin väga palju inimesi, aga need sina leidsid mu üles. Rhodesia Ridgeback tõugu lõvi nime kandev koerajurakas on täielikult võitnud Krista südame. Siin on ühendatud minu arust ma arvan, et minu kõik lemmikumad tõud ehk siis mastiif, dogi, terrier, verekoer, aga mis selle koera puhul on hästi kihvt on see, et talle tegelikult siin maailmas meeldib ainult üks inimene. See olen mina ja ta üsna edukalt seda ka välja näitab. Nii et selline natukene arrogantne ja kuninglik ja suhteliselt suva kõikide teiste inimeste suhtes on ka üks külg selles koeras. Mulle väga meeldib, et ma ei ole kunagi tundnud ühtegi kontakti mingi koduloomaga nii tugevalt, et põhimõtteliselt, kui mind siin ei ole, siis teid pole ammugi olemas. Krista sõnul ei tea lõvi jalutamisest midagi ja talle meeldib ainult joosta. Ja rhodeeslased on tõesti kiired. Nad suudavad joosta kuni 60 kilomeetrit tunnis.
kui lõvi näeb ikka mingit teist suurt koera eemalt ja tal ei ketti kaelas ei ole, siis ei ole enam mitte midagi teha. Siis ta on läinud ja siis olen mina nagu üks tola, kes jälle kuskil keset põldu, lõvi. Et siin talvel on alati naljakas, kui me läheme põllu peale, kui tütar läheb kooli siin Viimsi vahel, siis vahest nii kui ta lahti lasta, siis ta on läinud ja siis ongi mingi kella 7 hommikul on siuke veider proua on kuskil lumehanges ja karjub üksinda kaugustesse lõvi. Lõvi on oma iseloomult rahulik ja malbe ning talle meeldivad kõik loomad, linnud ja inimesed. Suuremad kasvukoertega on tal paraku oma kana kitkuda. Sellepärast me käimegi metsas, rannas õhtuti, otsime nagu sellised kohti, kus oleks vabas looduses, et ta saaks joosta. Et siin linnas või niimoodi on ta ikka rihma otsas. Et loomulikult ei ole vaja lasta teda niimoodi inimestele ligi, et ta ei tee midagi. See on üks stampmõte, et iga koera omanik ütleb, et ta ei tee midagi. Just. Ei, nad tegelikult saial ei tea. Et alati tuleb olla valvel. Fakt on see, et ta on kutsikas saadik olnud karja lastele ta midagi ei tee. Kassidest ta ei saa eriti aru ja kui... Mehed naistest. Jaa, absoluutselt. Ei, no mul on sõbrannal kass, kes ajab teda vahest taga, nii et kassid on tegelikult ju koerte kuningad, eks ju, aga suurte koerte või teiste isaste koertega ega seal nalja ei ole. Seal, kui on ikkagi situatsioon, et 2 isast suurt isendit saavad kokku, siis sa lihtsalt hingad sügavalt sisse, ootad ja loodad, et ei lähe kakluseks. Aga mis on huvitav on see, et kui sealt vastaskoeralt peaks üks lõrin tulema, siis käib tal nagu judos, käib hammastega kaelast pikali käpp peale ja siis pead ütlema, ta ei tee midagi, et siis on raudselt kutse olemas, et sinnamaani ma pole veel jõudnud, ma loodan, et ma sinna ei jõua ka. Kutsikaiga oli üsna keeruline. Lõvide hirmuks tituleeritud koerahakatis üritas maha murda nii kontoritoole, saapaid kui ka põrandavaipu. Ühe lambanahkse põrandakatte tapmisürituse sai Krista ka piilukaameraga videolindile. Üsna paljud inimesed räägivad, et korteris suure koera pidamine on looma piinamine ja nii edasi ja nii edasi. Sinul on selle kohta oma teooria. Ja see ei ole mitte minu teooria, vaid tegelikult paljude koerakasvatajate teooria, et see on täitsa loll jutt. Sellepärast, et ma arvan, et minu koer liigub ja jookseb ja on väljas palju huvitavates ja põnevates kohtades kui need aiakoerad. Et see, kui nad puhkavad päeva jooksul, siis on ju nad kõik puhke asendis ja ega tal pole vahet, kas on siis nüüd kuskil kuudi ääres või enda korteris diivani peal, nagu seda teeb meie lõvi. Aga ma olen alati vaadanud neid kõikvõimalikke aiakoeri. Minu arust neil ikka mingi aja jooksul tekib selline tühi pilk ja kõik nurgad on neile tuttavad ja ega neil seal mingit rõõmu ei ole. See üks ring aias ei ole vabadus koerale, et arvestades seda, kuidas meil on lõviga nagu päevas ikkagi mingi metsakäik või rannakäik või mingi põllu peal jooksmine, siis tema näeb ja on ikka palju rohkem nagu, tal on palju rohkem seda vabadust, ta teab, mille poole ta läheb iga päev, tal ei ole seda, et tehakse uks lahti, et no minna tee oma pissi ära. Nii, et sinu siis figuurisaladus ei ole mitte kõva trenn, vaid seesamane lamav aafriklane siid. Ja minu figuurisaladus on üks aafriklane, kes vajab metsikut kõndimist. Praegu suvel me oleme olnud laisad, sest palav on, aga talvel me siin arvestasime kuskil 3-7 kilomeetrit päevas. Ma väga soovitan inimestele, et võtke endale koer ja siis teil on palju vähem vaja mõelda sellele, kuidas ennast liikuma saada, sest mitte midagi enam teha ju ei ole. Ta on sul pereliige, sa pead tega arvestama ja sellist varianti, et praegu ei viitsi minna, ei ole olemas. Vahest on küll siuke tunne, et no lihtsalt tahaks vedeleda, aga no ei saa. Et see on nagu vastutus peremehele, aga mulle see koer meeldib. Metsa läksin ma, metsast tulid välja sa. Teadsin metsast, pead sa välja tulema. Loomad on lahti. Veel üsna hiljuti märgistati siis lemmikloomi taoliste tangidega. Päris keskaegne retsvärk, valus ja pärast ei olnud need tatuveeringud ka loetavad. Aga õnneks on elu edasi läinud ja tänapäeval paigaldatakse loomadele kiipe. Kiip on riisitera suurune tehnikavidin, mis sisaldab kindlat numbrit ja see paigaldatakse lemmikloomale naha alla. Kiipimise kahjulikkusega seoses liigub rahva seas ringi aga palju müüte.
peljatakse veel, et äkki on nüüd inimese terve elu on seal. Mikrokiibi sees on miski kaamera, mis nüüd ühesõnaga jälgib kogu tema tegemisi, GPS-seade. No, paranoia ju. No paraku see ei olegi nii väga paranoia, seda on ka korduvalt küsitud. Äkki ta kuidagi paneb loomal pea ringi käima, et seal mingid elektromagnetlained tekitavad loomas mingisugust häiritud seisundit, olekut, ajavad ta hulluks. Kuigi tõepoolest ka kiibi sees peale elektroonilise andmekandja, kus on tootja poolt see numbrikombinatsioon, mis on ainulaadne, midagi muud seal ei ole. Veel räägib rahvasuu, et need kiibid pidavad loomases rändama hakkama. Ja, see müüt on ja levinud, et kiip valdavalt pannaksegi vasakule poole kaelanaha alla. No teinekord oleneb kummalt poolt siis paigaldaja on vaadanud seda looma, et tuleb otsida ka paremalt poolt, kui vasakul pool ei ole ja siis on ta leitav. Aga ütleme, see nihkumine on nüüd tõesti mõne sentimeetri ulatuses. Aga seda nüüd, et ta on pandud kaelapiirkonda ja me leiame ta saba otsast, no see on jälle müüt. Nii et lorapuha. Kiibid ei rända looma sees, midagi nad ei kiirga ja ka jälitustegevuseks kasulikku informatsiooni ei jaga. Veel pelgavad inimesed, et kiip võib tekitada vähki. Minu kogemus küll ei näita seda, et mõnel patsiendil oleks tekkinud sinna vähk või isegi mingisugune punnakas. Rohkem oma probleeme vaktsineerimisjärgselt, et sinna jääb mingisugune omaniku häiriv punnakas. Aga kiibi koha pealt küll mitte. Kiipimine kiipimiseks, aga loom tuleb kanda ka registrisse. Minu kass on registreeritud, aga millises registris? Mu kass pole õrna aimugi, sellepärast, et raha ma maksin kuskil ta kanti, aga uurime järgi, vaatame, kuidas asi töötab, kas me leiame ta üles. Täpselt olemas. No nii, vaatame ka nüüd, millisest registrist teda otsida, sellepärast, et mul tõesti pole õrna aimugi, kus ta kirja on pandud ja kas sellest kiibist on ka kasu. Meil läks nüüd Evelinaga küll hästi, meie leidsime ennast kohe esimesest registrist, aga tegelikult on Eestis nende registritega üks päris paras jama lahti. Kõige suurem probleem on registrite killustatus. 3 suuremat registrit ja siis on terve hunnik omavalitsustes vihikuregistreid, kus siis iga omavalitsus peab oma raamatut ja näitena võibki tuua selle, et kui näiteks minu koer, kui ma elan Harjumaal, läheb kaduma näiteks Saaremaal, siis Saaremaa vihikuregistrist ei leia kuidagi seda koera üles. Probleemile oleks tegelikult aga lahendus täitsa olemas. Eestimaa Loomakaitseliit on teinud korduvalt ettepanekud Põllumajandusministeeriumile, et loodaks ühtne register, millega kõik omavalitsused liituksid ja kuhu kõik siis lemmikloomad kantakse. Koos üleriigilise registriga peaks kaasnema ka kiipimiskohustus. Pahatihti on aga loomaomanikud ise oma hädades süüdi, kui kaotse läinud lemmikud kuidagi üles ei leia. Suurim viga, mida inimesed oma lemmikute kiipimisel teevad, ongi see, et nad lasevad selle kiibi ära panna, aga nad ei kanna looma registrisse. Et siis on see kiibi panemine täiesti mõttetu. Teine mure ongi see, et kui kontaktandmed muutuvad, siis nad ei värskenda neid andmeid registris, et kindlasti tuleks see toiming ka ära teha. Paljud omavalitsused on taibanud kiibi kasulikkust ja nõuavad, et nende territooriumil elavatele koertele oleks paigaldatud mikrokiip. See on ka loogiline, sest nii hoitakse kokku varjupaiga kulusid ja lisaks saaks ka mõne pahandust teinud penni peremehelt nõuda kahjude hüvitamist. Tallinna linn on läinud aga veelgi kaugemale ja nõuab alates järgmisest aastast ka kõikide kasside kiibistamist. Tallinnas Lillekülas elavate Anne Visti ja Olav Kiviranna aastaid kestnud tülis saavad pihta juba ka lemmikloomad. Aia äärest tuli maja ette niimoodi, et verelomp oli maas. Ma võin ju renda järve kanda, kui mul on oht, ma võin ennast ju kaitsta. Tuhkur lemmikloomana on üks paras peavalu. Kui tuhkrupoiss saab aastaseks, siis ta hakkab haisema niimoodi nagu kui te olete loomaaias käinud rebase puuri juures, siis see on midagi sarnast. Viljandi loomade varjupaiga rõõmud ja mured. Me ikkagi omavalitsuste jaoks nagu selline huvitegevuse klubi, kes mitte ei paku nendele väga vajalikku avalikku teenust, vaid lihtsalt nunnutab siin kasse ja koeri. Selle saate valmimisel saate siis kõik kaasa lüüa ja ma ootan teie kirju e-mailile heiki@loomakaitse.eu. Esitage oma küsimused, andke teada väärkohtlemisjuhtumitest ja me kutsume stuudiosse spetsialistid, loomaarstid, juristid, kui vaja siis ka ministri ja te saate oma vastused. Loomulikult võite ka mulle helistada
telefonil 50 19 636. Ärge ainult öösel ja nädalavahetusel helistage. Puhkaks ja magaks ka natuke. Aga nüüd ma lähen õion koos partidega. Ja koos sellega tuleks kohustuseks teha ka, et oleks seadusega pandud kohustus, et kõik lemmikloomad kiibitakse. Sina pole kunagi oma naist peetud, sina ka mitte on ju? Ei, seda ei oska nüüd täpselt, seda teab Kantni Hetman, eks ole, aga... Selle saate valmimisel saate kõik te kaasa lüüa. Võtta pardid, tulge nüüd siia. Ja.